täna on siis põhimõtteliselt kuu aega möödas sellest, kui ma tegin esimese AB hepatiidi süsti ja täna tuleb siis teine süst teha. Eelmine kord sai siis korraga tehtud ka teetanus ja difteeria, millest oli siis möödas juba 10 aastat ja hetkel siis see AB sellepärast, et Tai reis on kohe tulemas nüüd veebruaris ja see H-hepatiit on nagu soovitatav vaktsiin, mida võiks nagu teha, kui Taisse minna. Kindlasti on neid, kes nagu vaidlevad vastu, et see Tai on nii euroopalik juba, et midagi ei juhtu ja nii edasi, bla 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 bla. Aga ma tükin arvama, et ma ikkagi teen ära selle. Esimene on tehtud ja teine on nüüd veel vaja teha, et kuna ma esimese tegin niimoodi, et ma tegin 2 erinevat vaktsiini korraga, siis oli enestunne väga paha. Ma ei teagi nüüd kummast, et kas siis A, B kombineeritud vaktsiinist või siis sellest, et sai difteeria ja teetanus korraga tehtud, et eks siis täna ole näha. Eelmine kord oli ka see, et kuidagi süstimiskiirus oli liiga kiire ja perearsti juures ma seda teen ning siis käsi valutas. AB hepatiit tehti siis vasakusse kätte ja paremasse läks siis difteeria teetanus ja see käsi läks isegi paiste niimoodi, et ma arvan, et kuskil nädal aega oli nagu mingisugune suur sükene tükk paremas õlas ja ütleme niimoodi, et tänase päeva seisuga näiteks koroonavaktsiini ma ei teeks enam mitte kunagi. Et selles ma olen sügavalt pettunud. Pidage mind siis lamemaalaseks või kelleks taheks, aga minul olid sellest pärast närvivalud vasakus õlas ja tegelikult siiamaani käisin isegi taastusravis sellega ja kõik see algas peale seda koroonavaktsiini tegemist. Aga mis puudutab siis seda HB hepatiiti, seda on nagu juba vist päris kaua testitud ja tehtud, et ei tahaks nagu seda kollatõbega saada, et mis ära rikub sinu organid, ehk siis täpsemalt peaks minu teada ta panem kõige suurema põntsu maksale. Aga jah, hetkel siis liigun sinna poole ja kui süst tehtud on, et eks ma siis seletan veidikene, kuidas süst seekord õnnestus see vaktsiin. Parkimiskell sai ära pandud auto külge ja nüüd polegi midagi muud, kui siis masin lukku ja läheb check-up siis selle vaktsiini kohta, kas seda saadega on hetkel või ei ole, et ega kui ei ole, siis tuleb hakata mingit muud apteekit otsima. Aga väljas on jah, täna hetkel mingisugune, ma ei teagi, mis see külmakraad on, kohe saame teada. Kinda kätte ja siis vaatame. Hommikul oli 14 kraadi külma. Praegu näitab siis meil, telefon näitab sükst asja nagu -13 Tartu kesklinn. Vot. Vaikselt hakkab juba selle külmaga ära harjuma, nii et ei kujuta ettegi, kui see ilm nulli läheb, et siis on ilmselt hõlmad lahti ja palavust üle aru. Aga jah, Raatuse tervisekeskus siuke koht. Et päris vinge siukene suur maja. Mitu korrust ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 korruseline. Kõrval on siin veel parkimismaja ja need on omavahel siis sillaga ühenduses. Et siuke koht siis, kus siis mina käin, et on võimalik käia ka erakliinikutes, aga seal maksab 75 € siis vaktsineerimine. Nii, vaikselt sisse uurime, kas ma siis oma retsepti alusel saan oma vaktsiini kätte ka, siis ma näitan, milline see vaktsiin välja näeb. Aga hetkel on jah siis lifti ootamine, siin ma ei tea, kaua seda on.
ühe käega ei ole väga hea avada seda. Aga selline see välja näeb. Võtan kella pealt aega ka. Võtame, mis see kell on. 11.55, ütleme 5 mintse tagasi sain. Siis 12.10. 12.10, jah. Suts tuleb nüüd. Tuleb, jah. Midagi teha ei ole. Ära on vaja ta teha ja puhutama, ma arvan, reisil. No ikka nohutamad see loomulikult. Käsi lõdvaks ilusti, jaa. Tunda küll. No, eks ta muidugi on tunda. Tehtud ta sai. Maastriga peale. Sutt sai ära tehtud, nii et ütleme nii, et siuke ebameeldiv, noh, midagi väga mõnusat ei olnud teha, et siukene, võib-olla see süstimiskiirus on see, mis nagu mõjutab seda, või on siis rohu mingisugune mõju ka, et kui kange ta on ja nii edasi. Aga jah, ütleme niimoodi, et ta tuleb ikkagi nii palju odavam, et mingisugune, muidu oleks 75 eurtsi versus siis 41.55. Käidud. Oh jah. Funny selles mõttes, et ma ei tea, tegin täna neljapäeval selle ikkagi ära, et homme on reede ja kuna ma olen homme oodatud külla oma heale sõbrale Mike Sunnile, siis ma otsustasin, et ma teen selle vaktsiini täna ära, sest ega ma ei tea ju, kuidas see alkoholiga mõjub. Et on neid kaineid pidusid peetud küll ja homme tahaks veidikene napsu võtta ja teha mõned džinni-koksi ja ma arvan, et ravimid ja alko ei käi kokku oma vahel, nii et igal juhul on mul nüüd ajapuhver vähemalt 30-40 tundi, nii et oi, kuidas päike paistab. Ütleme niimoodi, et palja peaga ei olegi külm. Praegu ma tunnen, et käte pealt on külm. Vaatan, kus see auto jäi, et võtaks selle auto ja siis paneks selle praeguse vlogi ära kotti kokku ja toimetaks siis oma neljapäevaseid toimetamisi edasi, et ja äkki saab kuskilt midagi süüa ka veidikene osta, et lõunaks muidu niimoodi, et ühed samad poed ja nii edasi, et äkki siin samas siis kuskil kesklinnas leiab mingisuguse koha, kus saab osta midagi normaalse hinnaga, sest väljas söömas käia enam ammu ei kannata. Aga jah, hakka kanalit jälgima ja pane siis subscribe ka ja meeldetuletus ka, et kui uus video tuleb, nii et iga päev uus video ja tšau!